Võiks öelda, et see mure ei ole sugugi uus. See küll on värskenenud Eestis selle tõttu, et pöördukse efekt on nii tugev, et kolin on kuulda väga kaugele. Alles avaldati artikkel, kus räägiti, kuidas 400 miljonit riigikaitseraha ja lepinguid suunati ilma töötajateta firmale. Siis me vaatame, et alles hiljuti planeeriti tuuleparke, eraldada sinna mitu miljardit. Vaatasin, palju siis nende tuuleparkide firmadel ka töötajaid on. Üks nendest oli Tartusse registreeritud, aastakäive 30 000, 0 töötajat. Näed, tuli noolima tervet miljardit. Ehk olukord on väga tõsine ja praegu muutub iga kuuga tõsisemaks, arvestades gigantseid riigi subsiidiumeid eri valdkondadele. Ja ma arvan, et varem või hiljem tulevad ka tõendid lauale, kes ja miks järjekordse projekti tegi. No tuletame meelde värsket positiivset uudist Kersti Krachti õigeksmõistmise osas, mis näitab, kuidas võrgustikud tegid oma tööd, pöörasid riiki, vahetasid valitsusi, tegid kõik selleks, et kuulata rahandusministrit pealt kuude kaupa kontrollimatult. Keegi ei vastuta. See meenutab tõesti juba riigipööret. Mida siis muud? Et kontrollimatu laamendamine julgeolekuasutuste puhul ja õiguskaitseasutuste puhul. Me näeme, et prokuratuuri allakäik on nii suur, et selle organisatsiooniga tuleb midagi ette võtta. Aga korraks ajalukku ka veel. 1917 puhkes maailmas tõesti suur hirm, et õõnestusorganisatsioonid võivad igal pool võimu üle võtta. Ja võtsidki. Korraldasid Ungaris revolutsioone, korraldasid Saksamaal revolutsioone, korraldasid Eestis detsembri mässu, tapsid ühe ööga hulga inimesi. Oli põhjust muretseda. Pärast esimest maailmasõda USA-s puhkes samuti punase ohu pärast suur mure ja põhjusega. Ja mida nad ütlesid? Mida püüdsid siis need samad ohtlikud vasakpoolsed liikumised teha USA-s? Ikka lammutada perekonda, lammutada kirikut, lammutada kõike, mis toimib. Komintern, mis laienes üle maailma ja püüdis hävitada kõike, mis ette jääb. Keda ta allutas endale? Rahvusvaheline ametiühingute organisatsioon, rahvusvaheline Leninlik kool, kommunistlikud ülikoolid, rahvusvaheline agraarinstituut ja nii edasi ja nii edasi. Vabandage, kas see kõik ei tule tuttav ette, kui me vaatame George Sorose võrgustikku? Selle kohta üks väga hea raamat ütleb järgmist. Raamat on Salajane migratsiooniplaan, suurepärase saksa autori Friederike Becki kirjutatud ja põhiliselt keskendunud Sorose metastaatilisele võrgustikule. Ehk Sorose algatused, instituudid ja võrgustikud katavad metastaasidena ka Euroopat. Kes tahab selle jutumärkides heategija impeeriumist ülevaadet saada, näeb, kui massiivselt ta mõjutab poliitikat üle maailma. Küll ta tegeleb sündivusega ehk kõikvõimaliku pereplaneerimisega Sorose moodi. Küll ta korraldab massilist migrantide liikumist üle maailma. Sorose isiklikuks varaks hinnatakse tagasihoidlikult 24 miljardit. Ta konkureerib sisuliselt riikidega. Võtan lisaaega. 3 minutit lisaks. Ja raamat ütleb ilusti, et Sorose avatud ühiskonna fondi impeerium vajutab pedaali põhja, et jutlustada avatumat ühiskonda. Mida see siis tegelikult tähendab? Massiimmigratsiooni mahitamine, täpselt nii nagu Komintern õõnestas kõike ja kõikjal. Täna on Soros, kes täidab Kominterni asukoht,
aset sisuliselt ühe mehe firmana, aga ometi on tal äärmiselt palju liitlasi, kes õõnestustegevusega tegelevad kõikjal. Nüüd mõned konkreetsemad märkused tänapäevasest olukorrast. No siin saalis kõige tuntum mitme kodakondsusega inimene on Valdo Randpere, aga vaadake kas või selle Rootsi vangide rendilepingu osas. Kuulge, kuidas tema hääletab, kui ta on Rootsi kodakondne? Kes teda mõjutab? Ei ole sugugi hea näitaja, et meil otsustavad kahe kodakondsuse ehk mitme lojaalsusega inimesed. Ja samamoodi võime vaadata, kuidas Sorose fond ju võttis meil riigivõimu positsiooni. Tuletage meelde, kuidas 2003 korraldas euroreferendumi rahastust. Riik justkui delegeeris kõige tähtsama rahastuse mingisugusele rahvusvahelisele fondile. Ja loomulikult manipuleeris see fond ohjeldamatult ja mõjutas Eesti riiklikku kõige tähtsamat otsust valele teele, kahjulikule teele. Kas see ei ole õõnestustegevus? Jah, see on õõnestustegevus. Ja minu meelest tuleks laiendada kogu seda temaatikat, võtta eeskujuks rahvusvahelisi lobireegleid, eriti USA-st, et vältida selliste organisatsioonide võimutsemist ja vältida ka erinevaid finantshuvide võimutsemist. Ehk tuleks kindlasti raporteerida oma kuuluvused. Või võtame vähe tuntud, aga ülimõjuka organisatsiooni trilateraalne komisjon, kuhu kuulub umbes 400 inimest. Sinna peaks siiamaani vist kuuluma ka president Ilves. Vähemalt varem oli ta seal täisliige. Eesti peaministrid käivad sellise mõjuka organisatsiooni juures kohtumistel. Aga kas me saame teada, mida seal otsustati, kes sinna kuulub? Me peame seda teadma, nii nagu Jüri Ratas käis Bilderbergi kohtumisel. Me tahaks teada, kes sinna kuuluvad, mida nad teevad, mida nad otsustavad. Või tuletame meelde seda, kuidas Jüri Ratas ja veel mõned ministrid tormasid enne EKRE ministreid Estonia teemalisi kokkuleppeid ette Rootsi võimudega korraldama. Kas polnud kummaline, et Eesti valitsuse selja taga nii suurte teemadega tegutsetakse teiste koalitsioonipartnerite selja taga? Need teema on väga valus ja ma loodan, et me tuleme selle juurde ikka ja jälle tagasi, kuni hakkavad ka lahendused tulema. Aitäh!